See on õiglasem süsteem. Täna istuvad ühes auditooriumis kõrvuti üks noor inimene, kes maksab kõik omast taskust kinni, ja teine, kes ei maksa midagi, kusjuures see ei sõltu sellest, kuidas nad õpivad, kui edukad nad on. Üks on nii-öelda riigieelarve väline ja teine on riigieelarveline ja niisuguse ebavõrdsuse kaotamine on vajalik, seda on meile ette heidetud ka rahvusvahelisel tasemel ja ma loodan, et sellises olukorras, kuhu me nüüd liigume, on kõik üliõpilased on ülikoolis võrdsed, nende staatus sõltub ainult nende tulemuslikkusest. Teine eesmärk, mis selle reformiga on seatud, peaks kasvama tulemuslikkus. Täna on meil 70 000 inimest on kirjas, iga aasta lõpetab 10 000 üliõpilast siis mingisuguse diplomiga. Väike rehkendus näitab, et 7 aastat veedetakse siis seal seinte vahel ja see on lubamatult pikka aeg. See on kogu aeg kasvanud ja see efektiivsus, mis ülikoolides on, ei rahulda. Ja kolmandaks, kvaliteet. Et praegusel juhul on paljud kõrgkoolid motiveeritud hoidma üliõpilasi, mitte andma neile õiglast ja karmi akadeemilist hinnangut, vaid lihtsalt hoida neid ülikooli seinte vahel selleks, et nad oma õppemaksudega toetaksid ülikooli eelarvet. Et ma arvan, et rahastamise lahtisidumine nendest formaalsetest näitajatest ja ülikooli arvust, selle sidumine õppe tulemuslikkusega ja õppe kvaliteediga peaks seda survet välistama, et hoitakse iga hinna eest noori ülikooli seinte vahel, madaldades sellega kvaliteeti. Kui ülikool seab sisseastumislävendi või lati või sisseastumiseksamite tingimused, siis see on võrdne sõltumata sellest, kas inimene soovib maksta õppemaksu, kas ta õpib täisajaga või osalise ajaga. Sisendi lävend on kõikidel ühekõrgune. Et see, et praegu oli rahakoti abil võimalik ennast madalamate võimetega ülikooli sisse osta, selline võimalus peaks ka tulevikus kaduma. Need, kes erinevatel põhjustel soovivad õppida osaajaga, nendelt on õigus ülikoolidel nõuda osalist õppekulude hüvitamist. Ülikool tervikuna täies mahus seda õpet kinni maksma üliõpilasi ei pea sundima. Lisaks on ülikoolil õigus teha ka erandeid, nii et kui jääb mingisugusest õppeprogrammist midagi täitmata väheses mahus, siis sellega kaasnev rahaline kohustus võib olla ka vastavalt väiksem või üldse puududa. See on ülikoolide õigus ja ma loodan, et ülikoolid koostöös Haridus-Teadusministeeriumiga ja omavahelises koostöös lepivad kokku ka need üldised põhimõtted, kuidas seda teha. Ülikoolis õppimine on tõsine asi. Täisajaga õppimine tähendab 40 tundi iga nädal, mis semestris on õpinguid. Erinevatel hinnangutel on see 20-30 tunni vahel täna ja see näitab seda, et õpingutele pühendumise määr on päris selgelt ebapiisav. Haridus-Teadusministeeriumis on ettevalmistamisel ka vajaduspõhiste õppetoetuste seaduseelnõu. Põhimõtted on avalikkusele välja käidud, arutame mismoodi ja kuidas. Püüame lahendada ka selle rahalise katte küsimuse, mis koalitsioonilepingus jäi 2015. aastasse. Usun, et need kulutused, kui nad on vajalikud, ja ma ise olen veendunud, et nad on vajalikud, et selleks ka raha leitakse.